tere hommikust, alustame uue vlogiga. Tegelikult ma praegu peaks süüa tegema, aga ma mõtlesin, et mul eile jõudis esikuvaip kohale, nii et ma näitan seda ka teile. Ühesõnaga selline suur vaip, et kuna me siit õue uksest tulema tihtipeale poekottidega poriste jalanudega korraks tuppa, siis see parkett sai veits retsi siin niimoodi. Ja nüüd siis on siuke, ta on kergelt siukse oranžika niidiga. Minu meelest see nagu kuidagi sobib isegi üllatavalt hästi selle parketiga siin kokku. Ja ta on nagu jala all on nii mugav. Ta on nagu reaalselt siuke tunne, et tahaks seal peal nagu lihtsalt jalutada paljajalu. Et on siuke vedruline veits, et nagu mingi massaaži saaks jalad alla. Aga ma näitan seda Rutsi hommikust päkapiku pakikinkiga. Ta sai halva. Ma ei tea, talle täiega meeldib halva. Kas talle vanillimaitse meeldib, seda ma veel ei tea, aga igatahes selle ta sai täna. Tal on hullult mingi see teema, et ta ei taha ka väga magusat süüa, sest ta järjest paneb pakka tagasi, mis ta arvab, et on magus. Pooled pakid, mis ta on tagasi pannud, tegelikult ei ole magus. Seega ta saab veel failida iga hommik siin. Aga ma lähen teen nüüd süüa, sest et kõht on täiega tühi. Mul tuli täiega mingi keedetud munaisu. Aga samas ma tahaks nagu süüa ühe leiva, mitte 2. Seega ma pean mõtlema, mismoodi ma teen. Kuulge, aga vaadake õue. Seal on veits lund sadanud. Nii tore. Või tripsu, mis sa sellest arvad? Hello. Ta ignoreerib. Mõlle tõlk. Aga jaa, veits on jälle valgem. Ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kui hull on, kui ma võtan ikkagi 2 leiba. Vaatame äpist. Ma arvan, et tegelikult see leib on suht okei mulle enam trenni. Et äkki ei ole hullu. Siin üsnaga seda leiba see on. Ma näitan. Kanepi seemneleiba. Siin on kiudaineid 7,6 grammi. Jah, 100 on 7,6 grammi. Ühes leivas on 2,1 grammi. Ütleme, et võiks olla veits rohkem kiudaineid, aga see on ka juba parem kui mitte midagi. Ta on kanepi seemneleib idandatud rukkiteradega. Täistera rukkis 30%, täistera rukkijahu idandatud rukkiterad 9%, rukki linase jahu, rukkijahu ja vesi, suhkur, kanepi seemned 5%, odralin linnase ekstrakt, päevalja seemned, linaseemned, pärmsool, kanepi jahu. Kass, tule maha! Ei käi kraanikausi peal. Chia seemned 52% teraviljast on täistera rukis. Suhkrut on siin ühes leivas 2,5 grammi. Veits on palju tegelikult, aga ma arvan, et ennem trenni hommikul äkki on okei. Tahaks keedu munaleiva peale panna. Mis minule hästi palju on aidanud kõhu kinnisuse vastu on porgandid hommikuti. Et ma võtan siuke 100–150 grammi porgandit iga hommik ennem toidu söömist, et siis see nagu kuidagi paneb seedimise paremini tööle. Ja päeva jooksul ma siis joon ploomimahla või keefirit. Ja tegelikult ma peakski ostma nüüd omale kiivit ja pirni juurde, et need nagu aitasid ka päris hästi. Võib-olla te olete juba märganud, et ma otsustasin ikkagi
seda šokolaadi Milka kalendrit mitte enam avada, sest ma võtsin 2 päeval sealt ja ma juba tundsin, kuidas nagu lihtsalt nagu see suhkrusõltuvus on nii rets, et nii kui sa võtad selle 1 kommi kasvõi sealt, siis terve päeva on lihtsalt siuksed isud. Ja ma ei jaksa selle isude majandusega tegeleda. Üliraske on nagu endaga võidelda niimoodi. Nii et ma jätsin ikkagi suhkru praegu välja ja kahjuks peab niipidi hakkama saama. Nii, mul on siin nüüd 2 munavõikut, purgandit, kohvi. Ma panin munavõikudele, panin siia natukene võid alla. Siis viilutasin need munad ära ja panin natuke soola peale. Mega hea. Nagu iga kord see trenni minek on siukene robotlik käitumine, et ma lihtsalt tean, mida ma tegema pean. Panen riidesse, söön, täidan veepudeli, kõik jutud, kõnnin autosse ja mul siiamaani ei ole motivatsiooni, et sinna minna. Aga ma tean, et kui ma ei lähe, siis ma tunnen ennast halvasti. Ja ma tean, kui hästi ma tunnen, kui ma olen seal ära käinud. Nii et ma lihtsalt täiesti tuimalt tegutsen ja vean ennast trenni täiesti null motivatsiooniga. Nii et lihtsalt lähme teeme ära selle teise trenni see nädal. No nii, ma võtsin kuju tagasi. Kõht nii tühi. Ma võtan endale keefirit ja siis seda valguvahtu. Natukenegi midagi ruttu kõhtu saada. Peaks kaaluma ka. Ma kogu unustan ära, et ma äppi kirja tahan neid panna ju. Võtame telefoni. Kas keegi oskab öelda, miks mul iPhone kogu aeg Wi-Fi ise sisse lülitab? See on päris tüütu, aga ma ei ole veel aru saanud, et mis äpp teda sunnib või miks ta nagu, nii kui ma ei tea, öösel ka kas või vaatan kella, ta lülitab Wi-Fi sisse. Ma ei näe seost. Nii, 200 grammi keefiri, 106 kalorit ja siis vahtu, see mis 150 ja on siis 130 kalorit, kokku 236 kalorit. Valku 24,6, rasva 7,7 ja süsikaid 16,9. Täitsa normaalne isegi. Nii, ma nüüd mõtlesin, et ma teen oma selle teie jaoks eelmise vlogi valmis. Mul tegelikult vist sai see valmis eile õhtul, aga mul on vaja nüüd see siis YouTube'i üles laadida, ajastada. Et tegeleme natuke sellega, et siis teil on nagu midagi vaadata ka siin iga päev. Et nüüd hetkel tulebki siis siuke paari päeva tagant need videod, et eks siis näha, kuidas uuel nädalal on. Ja saigi juba reaalselt 3. video, mitte päris üles vahepeal, aga nagu päris rits. Aga nüüd mul on plaan, ma vist vahetan riide ära, kui ma trenniriidetega ikka olen, toidu sain söödud ja siis mul on siin terve pikk nimekiri, mida ma pean ettevalmistusi tegema fotosessiooni jaoks. Et täna on neljapäev, laupäeval on meil fotosessioon Ritsiga Tartus ja siis mul on natukene vaja ettevalmistusi teha. Et ma tahan oma kleidi üle vaadata, et seal on mingid sildid on vaja küljest ära lõigata. Siis ma suutsin juba ühe õmbluse kogemata välja tõmmata, selle õnneks saab ilusti veel ära parandada, et seda ei jää näha. Siis ma tahan omal küüned korda teha ilusti. Ma ei tea, kas midagi veel. Võib-olla ei olnud. Ja eks laupäeva hommikul siis on kõik muud toimetused, käin pesus ja valgendan hambaid ja mingi igasuguseid asju veel.
aga täna õhtul on meil plaan viia laste need vanad riided taaskasutusse. Et mul on 2 suurt prügikotitäit riideid kogunenud ja meil ei mahu need tuppa ära enam. Ehk siis meil on Türil üks koht, kuhu saab tasuta viia riideid ja tasuta saab sealt ka riideid omale võtta. Ja seal just see nädal see omanik kirjutas, et palju beebiriideid on seal uusi. Et äkki joppab ja saan ise ka sealt midagi. Et täna õhtul siis 5-7 on see seal avatud, et me viime oma kotid sinna ära, ma loodan, et võetakse vastu. Ja siis äkki leiab ise ka midagi sealt. Oleks päris äge. Et siuksed plaanid, aga ma nüüd hakkan siis toimetama. Ma just vaatasin, et eelmises klipis on mul normaalsed valguslaigud näos. Mul on siin peegel ja see peegeldab täpselt neid jõulutulukesi mulle näkku. Nii et ma loodan, et teid ei häirinud see nii palju kui mind. Ma hakkasin praegu mõtlema, et mul võikski tegelikult siuke elu olla, et ma olen oma lapsega kodune ja minu tööks on sotsiaalmeedia. Sest nagu nii tore on neid videoid teha ja monteerida ja igasuguseid stories ja postitusi teha. Et ma ei teagi, tuleb vist hakata mingeid koostöösid otsima või ma ei kujuta ette. Ma olen varem mõelnud küll, et võiks mingeid koostöösid teha. Ja ma olen nagu avalikult ka selle välja öelnud, et ma olen avatud koostöödele. Aga ma ei tea, kas ma peaksin nagu ise hakkama otsima kedagi, kellega koostööd teha. Korra ma isegi mõtlesin, et äkki peaks mingi jõululoosimise tegema nagu YouTube'is. Et äkki ma leiaksin mingit koostööd selle jaoks. Ma ei teagi. Te võite kommentaarides märku anda, et näiteks mis brändiga ma võiks koostööd teha. Et äkki teeme mingi jõululoosimise. See on alles mõte, nii et rääkige kaasa. Äkki teeme. Nii, ma tervet kleiti teile ei näita, aga minu shoot'i kleidil on lõng väljas. Ma üritan selle nüüd sisse poole kuidagi tõmmata. No nagu uus. Pole enam midagi viga. Nii, ma nüüd lõikasin need sildid ka kleidi küljest ära. Praegu veel kleiti näita, võib-olla siis laupäeval äkki või siis pildi pealt. Aga see kleit maksis 25 €. Austuses ma ei tea, kus ma seda ostsin. Jõerkerist. Vot, 25 €-ga. Aga nüüd ma jälle vahetan käppe riided ära ja siis me lähme vaatame, äkki me saame need lasteriiete kotid ära viia. Kusjuures sellest riiete ostuste ja müümisest rääkides, siis mul tuli just Jagas tellimus. Mul osteti jalanõudele. Ma pean nüüd need papud ka panema müüki või pakiautomaati siis. Et saatma need ära, kõigepealt ära pakkima. See on nüüd esimene tellimus. Mul on Jagas on kasutaja, mul on seal mõned asjad veel müügis. Nii et sa võid minna vaadata järgi. Kindlasti sinna tulevikus lisandub veel. Ma alles nüüd tegin selle, et mul seal üldse palju asju ei ole. Seal on mul mingi Rutsi ema asju vist oli ja siis minu asju. Ma ei tea ise, kas see üldse oli. Ja laste asju äkki oli. Ühesõnaga, ma ei mäleta enam isegi. Aga midagi seal on. Nii et mine vaata. Ja nüüd ma pean need papud ära pakkima ja saatma mingi päev. Okei, auto piiksub. Võtsaks korra tuppa. Aga Kruis pani just täiega trepi pealt risu. Nii et tal käis hüppeliigest väljas. Et me vist käime käppe seal riiete poes ära ja siis vaatame. Võib-olla peame jamast ka läbi käima. See on tervunnik, mingid pudise.
Minul on ostsin Kalevi poest asjatõrjet. Siin on nagu huvitav asi. Kui ma selle kätte saan siit nagamiskotta. Kas selle sealt piisakaks või? Võib saada ikka. Krõpsud. Aprillis veel äkki kannatab või? Kõik võib ju võtta. Tasuta saab. Nii, me saime nüüd seal taaskasutuses käidud, see oli siukene üks majakelder, põhimõtteliselt üks naine vist täiesti omaenda, ma ei tea, kas see päris ta ongi võib-olla kodukelder äkki. Et sinna saab viia tasuta asju ja võtta tasuta ja seal on nagu nii suur valik ja nagu beebi asju oli täiega palju ja täiega korralikke. Ja ma sain terve suure sületäie riideid sealt ja ma arvan, ma oleks jäänudki sinna, aga kuna Rutsil on jalg nii valus ja me lähme ikkagi emasse korra kontrolli igaks juhuks, et kuna tal on selja pärast niikuinii juba tugevamad valuvõigistid peal, et siis võib-olla ta isegi ei saa aru, et kui valus tal võib olla. Et kontrolli ma arvan, tasub ikkagi minna igaks juhuks. Ja jah, ühesõnaga siis ma tulin sealt ära, ma arvan, muidu ma oleks sinna jäänud veel pikemaks ajaks. Seal on nagu, tõesti riiulid lihtsalt pärleid täis. Nii et kes vähegi Järvamaal elab, siis ma ei tahaks aadressi midagi öelda. Ma tahaks ise need riided endale saada. Aga ühesõnaga natukene otsida ja siis küll sa leiad selle koha, kus neid tasuta asju saab. Igatahes väga äge koht ja ma kindlasti lähen sinna veel, kui mingit riidu on vaja. Et ma sain Rutsi poisile saime ka ühe siukse kampsuni. Nii et seal on igas vanuses inimestele igasuguseid asju, seal on ka lisaks riietel on nagu mingeid asju, seal on ma ei tea, ühtist nägin, ma ei jõudnud väga süveneda, ma vaatasin rohkem seal beebipodisi ja mingid siuksed pluusikesi, püksikesi. Aga jah, päris hea saak oli. Aga nüüd me oleme Paide, me vaatame, mis need arstid Rutsi jala kohta räägivad. Tuled ette olema? Mis teed, Valvo? Kas on mingi follow me home kuidagi sisse läinud kogemata? Ma ei tea, kaua ta peaks töötama siis? Follow me home on mingi 30 sekki või midagi siukest tavaliselt. Nojah. Okei. Kuhu jooksed? Päris ilus sissepääs on siin. Juba saan. No nii, me oleme kodus tagasi. Nagu näha, siis mees on kipsis. Mingi vähemalt kuuks ajaks vist. Ja veel ei tea, kas on murd- või
või mis siin on, aga vähemalt pitsa on olemas. Siin on mandariini ja pirni ka. Meil oli veel siuke juhus ka, et me otsisime kodust mingi vana kõndimiskepi ja see, kuna ta oli vist õues seisnud ja ma ei tea, hapraks läinud ajas, siis see läks pooleks ja Ruts pani jälle risu. ja nüüd tal on näpp ka kenasti plaastri peal. nii et lõbus. aga jah, põhimõtteliselt Ruts siis ennem tassis neid laste vanade riiete suuri prügikotte õue. ja siis meil on see maja esine trepp on siuke. üks hetk Rutsi isa üritas seda korda teha, aga seal see segu ja kõik see ei toiminud, siis tuleb kõik laiali võtta see trepp. ja seal on meil nüüd mingid siuksed puidust lauad on nagu jäänud sellest ehitusjärgust sinna. ja ma ei tea, kas ta kuidagi libastus seal või astus lihtsalt mööda, aga igatahes ta jah, põhimõtteliselt astus astmest mööda ja väänas oma hüppeliiges normaalselt ära. ehk siis kukkus sinnasamma selle riidekoti peale. hea pehme kukkuda vähemalt. aga jah, jala väänas välja ja siis käisime EMO-s ära. aga kuna talle jalg nii paistis, siis praegu röntgenis ta tehti vist 2 korda röntgenit, aga nagu ei saanud päris hästi aru, et kas on luumurd või ei ole. ja siis nüüd põhimõtteliselt öelda, et mingi vist äkki vähemalt isegi 6 nädalat peab kipsis olema. aga et vist nädala aja pärast läheb uuesti röntgenisse, et äkki siis enam ei ole nii paistes, et saab paremini aru, et kas peab uuesti lahti murdma ja et kas seal on mingit luumurdu või ei ole. ühesõnaga paras sihuke korralik õnnetus. aga noh, vähemalt nüüd Ruts on ka minuga kodune, millele mul on tegelikult hea meel. mulle väga meeldib temaga koos kodus olla. ainukene probleem, mis ma hetkel olen enda jaoks avastanud, on see, et me ju kütame peamiselt oma maja puudega, ahjuga. aga meil on kõik puud on kuuris õues. ehk siis nüüd pean mina hakkama neid puid tuppa tassima. aga ma olen ka ju rase, ehk siis ma ei tohi ka väga raskuseid tassida. ehk siis ma pean nagu mõne halu haaval hakkama edasi-tagasi käima neid tuppa tassima. aga noh, mis sa hädaga ära teed. et siis tuleb lihtsalt tassida. ma nüüd olengi, tahan selle riidehunniku, mis mul siin on, tahan selle natuke läbi sorteerida, mis ma sealt taaskasutusest sain. ja siis, kui see on sorteeritud, siis ma panen riidesse ja lähen puid tassima, et praegu magamistoas on soe, aga ülejäänud maja juba hakkab maha jahtuma, nii et oleks vaja kütta. ja elekter on ka praegu, vaatasin, nii kallis, et ei raatsi nagu puhurit ka käima panna. aga jah, mõtlesin, ma natuke näitan teile, mis ma siis sealt neid beebiriideid sain. ma panen teid siia peale, siis ma saan võib-olla paremini näidata. nii, esimene asi on mul üldsegist Karlile ehk siis Rutsi pojale saime siukse õhem kampsun. et ma loodan, et see on talle paras, võib-olla jääb väikseks, ma ei tea, eks see siis näha ole, aga noh, tasuta sai, jumala korralik, mitte midagi viga ei ole. nii et võtsin selle ära. siis on siukene podi altrukkidega, see on üle pea käiv, see ei ole võib-olla kõige mugavam. ta on 62 suurus. noh, eks see näha ole, kas ma kasutan. kaelkirjakutega. siukene lihtne. siis on siin, noh, see on veits suurem podi. on 18 kuni 24 kuud. on siukeste mõmmidega beež. et ka jälle üle pea käiv altrukkidega. lühikeste käistega. siis on selline valge. siin suurust ei ole, aga see on suht pisikene podi, nii et ka väiksele lapsele.
Siis on siuke natuke suurem bluus, aga kuna ta oli siukene puhas valget värvi ja viisakas, siis mõtlesin, et see kulub niikuinii kunagi ära. Loodetavasti ei lähe seistes kollaseks, et ma arvan, et see on juba mingi võib-olla isegi äkki aastasel lapsel saab juba kanda. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kui kiirelt need lapsed kasvavad. Siis ma sain Meganunnu, sush pani minema, Meganunnu siukse kõrvadega, kapuutsiga sellise kampsiku. Siin on taskud ja pikad käised, nagu mega mõnus 62-68 suurus, nagu ülinunnu. Ja siis on veel teine mega armas kampsun. On siuke nööbikestega, siukene hõlmikest pikkade käistega. See on ka 62 suurus, 3 kuud vist või? Umbes nii. Et mega nunnu. Ja viimane asi, mis siin on mul, on siuke flamingodega. See näitab 9 kuud. On siukene podi jälle nende paeltega, siuke suvine. Et äkki suve alguses läheb ilusti veel selga. Ma loodan, et siis saab kanda. Siuksed flamingod on peal. Ühesõnaga, ma ütleks, et päris korralik saak on. Aga nüüd ma arvan, need riided kuna need olid seal selles keldris, siis ma ei julge neid teiste riidete kokku panna, sest et ma arvan, nendel on kerge siuke keldrihais küljes, ma peaks nad ennem ära pesema. Ja siis võib-olla kunagi uuesti pesema, sest et mul ei ole praegu seda beebide seda mingi sensitive vahendit, võib-olla peaks ostma siis, ma ei tea. Ühesõnaga, peaks vaatama, mis ma selle hunikuga teen, ma ei taha seda kappi panna veel. Aga ma lähen nüüd tassin puid. No nii, ma sain nüüd päris mitu korvitäit toodud. Ma loodan, et siit saab mingi 2 korda äkki ikka tuld teha. Siis ei pea liiga tihti käima. Aga tehtud sain.
Tere hommikust! Täna on reede, 5. detsember ja mul on pool hommikusööki juba söödud. Tegin omale muna, oota ma näitan. Muna ja singi leiba, keedumuna jälle ja siis mul oli porgandit ja kohviga. Ja ma istusin praegu arvuti ette. Ma hakkan juba sedasama videot natukene ette monteerima, et siis jõuab jälle õigeks ajaks üles panna. Aga muidu mul täna on plaanis nüüd millalgi jõusaali minna. Et ma natukene vaatan siin seda videoteemat ja söön veel. Ja siis lähen jõusaali. Ja siis peale seda ma lähen Rutsile Paidest neid karke laenutama. Et tal kuluks ühed kargud ära küll. Et tal siin on ikka päris keeruline liigelda, et tal üks siukene jalutuskepp või midagi on. Aga sellega hüpata siin ühe jala peal on ikkagi päris keeruline, et toas veel saab hakkama, aga õue niimoodi ei lähe. Nii et tuleb kargud talle tuua. Aga muidu tal vist, ma ei tea, kõige parem seis ei ole, selles mõttes, et öösel ta ka nii kui kuskil jalutama peab, siis tal läheb süda pahaks, tal on nagu meeletult valussa. Et ma ei tea, natuke nadi. Aga loodetavasti see äkki paari päevaga läheb juba leebemaks, et esialgu ju jalg vist harjub selle kipsiga ka. Et see teeb veel omakorda haiget. Aga igatahes ma nüüd tegelen oma videoga ja alustame päevaga. No nii, ma olen jälle sõidus. Mul hommik läks vähe pikemalt, kui ma plaanisin. Et ma monteerisin oma video põhimõtteliselt praeguse hetkeni valmis. Et mul ongi veel natukene tänast päeva ja võib-olla homset lisada. Ma ei tea, ma vaatan, kui pikaks ma selle ajan, sest juba praegu oli see video päris pikk. Aga ja siis ma tegin veel Rutsile süüa hommikuks. Ja nüüd saan alles liikuma. Ma käisin praegu, tõin ühe paki ära. Ma sain taaskasutatud H&M-i need rasedapüksid, teksapüksid. Ehk siis ma saan katsetada. Oota, ma näitan korra ühte. Siin oli põleng. Ma ei tea, kas on näha, jah. Siin oli see maja põles täna öösel suht maha. Päris julm. Nii. Ühesõnaga, kus ma jäin, tõin paki ära. Siis ma käisin poes, ostsin Sensitive mingit pesukeeli, millega siis need eilsed lapse riided ära pesta, mis ma tõin, et mingit siukest keldrihaisu sinna külge ei jääks. Ja nüüd ma lähen Paide, sest et 4. pannakse Invaru kinni. Ma saan Invarust Rutsile kargud rentida. Ja siis, kui seal on käidud, siis ma lähen ostan veel ühe suure rolli toidukile Vaarosest, kui see on lahti, ma ei tea, mis kell on see lahti on. Ja siis lähen alles jõusaali. Nii et täna ma saan ilmselt seal hullumajas jõusaalis olla, kus on palju rahvast. Loodan, et äkki reedesel päeval ei ole õhtusel ajal seal palju rahvast, aga mine sa neid jõusaali inimesi tea. Et tõenäoliselt ikkagi pigem on seal rahvast palju. Aga täna on siuke õla ja triitsepsi päev, seda ma saan kas või hantlitega teha, kui muud masinad kinni on, et sellega ei ole hullu. Saab tehtud ikka trenni. Aga jah, ma nüüd käin seal Paides ära. No nii, ma sain nüüd igal pool käidud. Ma lähen koju, aga ma hakkasin mõtlema, et ma peaks nüüd jõusaali minema. Aga mul on ju õlatrenn ja mul on kodus hantel olemas. Ma vist teen tänase õlatrenni kodus ära,
sest et ma endiselt ei taha väga minna jõusaali, kui seal on nii palju rahvast. Ma ei tea, mulle ei meeldi õhtuti üldse käia. Et mulle pigem meeldib siuke tühjas saalis omaette seal nokitseda teha. Ehk et võib-olla selle õlatrenni võib nagu tegelikult kodus ka ära teha. Tunduks mugav, mul on trenniriided juba seljas, nii et siis on nagu hea teha ka kodus ka kohe juba. Nii et ma arvan jah, ma teen selle kodus ära, siis ma ei pea enam kuskile kodust välja minema, sest et praegu ma pean niikuinii kodust läbi minema, et ma pean Rutsile need kargud viima. Ja ma arvan, et siis juba on päris mugav ühtlasi kodus trenn ka ära teha. Nii et siuksed plaanimuutused. Nii, ma ei hakanud seda videot väga pikaks ajama, ehk siis ma ei näidanud teile, kuidas ma seda toitu tegin, aga ma tegin praegu siukse suvikõrvitsa kanahakkliha vormi. Siin on siis veel lisaks suvikõrvitsale ja kanahakklihale tomatipastat, natukene mozzarella riivjuustu, natukene vahukoort ja siis on erinevaid maitseaineid. Ma sinna tegin broileri maitseaine, küüslaugusool, paprika maitseaine ja soolpipar ka. Ja nüüd ma põhimõtteliselt lihtsalt segasin need siin omavahel kõik kokku ja viskan ahju. Ma ei teagi, kui kaua. Oota, ma kohe vaatan. Kirjas on 20–25 minutit, 200 kraadi. Nii et vaatame, kaua see päriselt seal olema peab. Nii, ma võtsin lõpuks ahjust välja. See oli reaalselt 45 minutit ahjus. Ja ma ei tea, ma nüüd torkisin noaga seda, tundub, et vist on valmis. Et seest tundus nagu tahke. Ehk siis varsti saab teada, mis maitsega see on. Lõikasin omale väikse tüki maitseks. Tundub, et seest on ilusti küpsend. Aga kohe maitsime ka. Kusjuures üllatavalt hea on. Et veits mingi broileri maitseainet on nagu rohkem tunda mul. Eks oleneb palju sa, mis maitseainet paned. Aga üllatavalt hea on. Mulle täitsa isegi meeldib. Tere hommikust. Täna on siis laupäev. Meil peaks olema fotosessioonipäev. Aga ma canceldasin eile nii sessi kui ka oma juuksuri ja meigi aja ära. Et Rutsil ikkagi on veits nagu halb olla. Ehk siis ma ei hakka nagu teda piinama, et me panime siis aja hoopis jaanuarikuusse. Vist alles oli 17 jaanuar, kui ma ei eksi. Et nüüd on jälle pikalt aega selleni. Eks siis tuleb mingid jõulupilte ise teha. Õnneks kaamera ja kõik siuksed asjad on olemas. Oskusi ka, võib-olla natuke on, ma ei tea. Aga igatahes jah, täna on siis siuke veider päev, et nagu otseselt plaane ei olegi. Ehk siis mõtlesin, et tegelikult ei ole ammu niisama istunud, lugelenud, olnud. Eks ma natuke vist koristan ja mingisugused kodused toimetusi ikka. Midagi suurt ma ei plaani ette võtta.
et kuna me mõlemad kodust oleme, siis me saame nädala sees ka neid asju teha, nii et ilmselt nüüd siis täna me kohe kindlasti väga midagi ei tee. Mingi beebiriided vist pesen ära. See on suht kõik. Aga ma arvan, et ma täna siis rohkem ei filmi ka, et ma tõmban selle video kokku. Ma olen praegu viin Rutsile päkapiku kingi ära. Mul on siukene, et ta kirjutas mulle, et ma tooksin talle veepudeli pleedi ja siis ma küsisin, et kas ma toon mingi päkapiku asja ka. Siis ta ütles, et too midagi söödavat, mida saab pikalt süüa. Vist ütles küpsist ka, nii et küpsist ta saab. Ja jah, eilset päkapikku seda ma vist ei näidanudki. Eile ma lasingi tal tahta teha selle kõige suurema paki, ehk siis seal sees oligi pleed. Ta tahtis saada endale suurt pleedi. Seega 2-meetrise pleedi kinkis endale. Nii et jah. Aga ma arvan, et ma nüüd tõmban video kokku ja näeme juba järgmises videos. Tšau!